Jälle rongis või? Ma mõtlesingi, et võiks mingi 3 tundi põrandal olla. Taimal oli ka umbes siuke loomavagun, aga vähemalt anti kana vahepeal. Siin pole süüagi. Kuule aitab küll, no. Kui mina ei lähe seda asja siin korda ajama, kes see läheb siis? Ma lähen ühe mehele jutule. Heli käib, kaamerad käivad. Lähme ajama asjad joonde. Tere, härra Elron. 10 aastat liinil, jah? No niimoodi võib juhtuda, et hakkavad ragisema rattad 10 aastaga. Oletame, et olete Tartus. Tasku keskuses. Bussini on 3 minutit. Bussis kohta on. No te lähete ikka selle Lux Expressi peale ju tegelikult. No lähen küll, kui seal kohta on. Miks ma ei lähe muidugi? Seal on bussijuht räägib, on ja Elronis mulle karjub seal. Robot karjub minul peale. Võtke oma asjad kaasa. Mis sa kisad siin? Ma tahan nautida, on ja. Kõikide ühistranspordi ettevõtete kõige suurem konkurent on isiklik auto. Et me üritame ikkagi inimesi saada, vahet pole, kas nad sõidavad siis bussiga või rongiga, et peast ühistranspordiga sõidavad. Ma mõtlen seda, et miks see Lux Express niimoodi siis Elronit kogu aeg mustab meedias, et mis nad ei oska äri teha või? Et mis sinna bussi mahub, mingi 60 või? Ma arvan, panete siin Elronis pead kokku, mahutate 120 ära sinna Lux Expressi ilusti. Saadate selle kohvimasina välja sealt, sinna mahub 2 seisma, on ja. Sellepärast need Lux Expressi vennad siin niimoodi inisevad. Nad ei oska äri teha lihtsalt. No vaat, siin on see vahe, et rongis on lisaks istekohtadele ka ette nähtud, et inimesed võivadki seal seista. Samamoodi, on ja. Mõtle, tuled Elronisse, tuled oma käulaga, on ja. Sa niigi hoidsid kütuse pealt kokku, kui sa rattaga tulid, on ja. Nüüd tahad veel tasuta parkida ka seda, lolliks oled läinud. Pane see ratas siia, 10 tükki. Iga ratta pealt 5. No see on juba 50 ja nii juhti. No rattapilet on tegelikult selle jaoks oluline, et meil kõik inimesed, kes tahavad üldse peale ära mahuksid, et meil oli probleem, kus lapsevankrid konkureerisid jalgratastega, eks, et me pigem eelistame või tahaks lubada lapsevankriga emad peale, eks, ja siis võib-olla jalgratturid peale neid. No see on nende laste enda süü, et nad ei oska veel kõndida ju samas. Lapsed pidid elu õied olema, aga mulle tundub, et nad teevad hoopis keerulisemaks businessit. Ma mõtlesin, et see Petleman Elronile ikkagi truu, aga ta vist on ka proovinud siin rakkekandis mõnda meili saata. Hea soe on ka ja läheb. Mul üks mõte. Äkki, mis sa arvad? Kui paneks nagu siia, sinna kõikidesse nendesse rongidesse. Paneks wifi. Hea mõte. Wifi tegelikult on igal pool olemas seal, kus on mobiililevi. Aga meil ei ole raudteel mobiilimaste. No sellepärast tulekski wifi panna, kui seda pole ju. Ja vaata, Elron ei saa minna neid mobiilimaste sinna metsade vahele panema, et mobiilimaste panevad mobiilioperaatorid. Aga see Elron võiks motiveerida neid. No me teeme seda nii palju, kui saab omalt poolt, et võib-olla te peaksite õige inimesega spaasse minema nädalavahetuseks, mudima teda. Võib küll ole. No mitte nagu füüsiliselt, see pole kellegi asi, kui siiski füüsiliselt. Kui sa tead seda inimest, siis ütle, siis ma lähen käin ära. Ma vaatan sealt Telia kodulehelt, kes see on. Okei. Täna me elame ikkagi suures osas maksumaksja raha peal, eks, et päris nagu mingit utoopiasse vist ei saa minna. No wifi on ikka utoopiline teema, jah, selles suhtes. Kasahstanis ma kuulsin, et päris mitmes kohas nagu juba on, aga küll me ka sinna jõuame. Ega me ei olegi, me olemegi Ida-Euroopa siin, ärme hakka valetama mitte kellelegi. Ega üle oma varju ei hüppanud. Õige, ma olen nõus. Üleüldse vist innovatsioonist rääkides. Miks me siia ei pane lamamiskohti? Te ei ole sellele mõelnud, jah? Kui paneks siia nüüd selliseid juurde siin, 6 tükki näiteks, seda ei ole kellelgi vaja. Ja oleks ruumi juures. Puldiga taburetid, et siit vajutud nuppu, põmm, ja siit tulevad taburetid välja. 20 kohta ja kõik kükitavad siin niimoodi. Nii see minema siia. Puldiga taburet maasest tuleb välja. Siin vaatame kiires ja vihased 8. Rahval lõbus. Lapsi mahub siia 4 ülesse. Kuule, me saame selle asja lahendada. Ei no, kui Elroni vennale innovatsiooni meeldi, siis mis see minu süü on?
sellepärast me olemegi siin niimoodi, nagu me oleme siin Eestis. Ja vaata, palju rongijuhil seal ruumi on antud, priiskab seal. Teeme tal ruumi vähemaks, mis ta laiab seal? Ja ei, sinna pigem ei paneks. Okei. Kuule, kui me seda asja nüüd kätte ei võta, siis me sõidamegi püsti. Sõidame aastal 2050 ka püsti. Isegi tulevikuliinidel. Aga oota, Tartust Riiga saab siis? Ma loodan küll, jah. Täna me töötame selle nimel. Ja kaua aega läheb? Oktoobrist peaks saama. Aga ma mõtlen, et... Kaua sõidab või? Ja. Täna see teadmisega kuskil 3 tundi 20. Ja palju see Flixbussit läheb? Flixbuss läheb kuskil 4 midagi siit Tallinnast. No, Tallinnast läheb 4 tunniga, jah. Eks ta mingisugune, kuidas öelda, ega ta mingi kõige mõnusam buss ei ole. Need istmed on suht kõvad, aga vähemalt on istmed. Tallinnast rongiga Riiga ikkagi on suhteliselt pikk reis saab olema, et pigem me vaatamegi täna Tartu ja Riia vahelist ühendust. Aga kas ühel heal päeval? Ma arvan küll, kui Rail Baltic valmis saab. Mis see Rail Baltic, mis see oli? Uued rongid, inimeste tagahoovedest läbi, ökosüsteemid. Ma ei oska seda nii täpselt kommenteerida, et mis see raudtee, kus see läbi läheb, et Prühist kellegi hoovist vist läks minu arvast. Ehitavad täna teised inimesed, et mina täna mõtlen selle peale, et kui see raudtee ükskord valmis on, et siis paneks sinna sellised rongid, millega inimesed sõita saaks. See on õige mõte küll. Läbi pesitsusala või mitte, aga kohale. Kui see raudtee valmis on, siis ilmselt oleks mõistlik seal sõita ka. No kui ta juba on seal, võib-olla sloganiks. Läbi pesitsusala või mitte, aga kiirelt kohale. Jah. Asendusbusside suvi, jah? No kindlasti kuskil tuleb, jah. Marsajuhid rõõmustavad jälle. Bussijuht rõõmustab. No Lux Express ka vast rõõmustab. Aga ta ei ole sõitnud ka selle asendusbussis või? No olen näinud neid busse küll, jah. Kui me niikuinii kogu Eestimaa ära näeme sealt bussist, siis võiks ju keegi giid seal olla. Mikriga rääkida inimestele, et mis siin näiteks asub, on. See siin on Paldiski, Pankrannik, vaadake palun. Klooga, Polugon, Klooga ranna, rikkad inimesed, Klooga, mitte nii rikkad inimesed. Teeme sellest tervest asendusbussist sauna ja peabussi lihtsalt. Paneme tümaka mängima, rahvale Elroni nimelist märjukest ja kõik on rõõmsamad, et võib-olla kuidagi interaktiivseks muuta seda 4-tunnist reisi siit Pääskülast Paldiskisse.